Tere, armsad! Uus nädal on käes, vaatame, mis see kollektiivne sõnum meile tahab öelda või mis see sõnum on. Kui resoneerub, võta omaks, kui ei resoneeru, liigu edasi nagu alati. Nii et ma alustan oma sõnumikaartidega. Loodan, et su nädalavahetus oli maagiline, minul oli. Nädalavahetuse sõnumiks oli siis hingetiimi või spirituaalse tiimi kohalolu ja nende märkamine. Mina tajusin seda ja kogesin väga huvitaval viisil, nii et ma loodan, et sina ka. Aga algava nädala sõnumid kollektiivile, mis sõnum meile siit tahab läbi tulla, mida peaksime märkama, kaasa võtma, teadvustama. Nii, jälle see puhkakaart. See tuleb hästi tihti, kui ma olen seda kaardipakki siin teile kasutanud. Hästi tihti tuleb selline puhkamise kaart, mis ütleb, et sa oled töötanud palju, aga mulle ei resoneeru see praegu füüsilise puhkamisega, mulle resoneerub see mentaalse puhkamisega. Sellise mõttetasandi puhkamisega, et kuidagi tekib selline tunne, et see mõttetasand on täiesti üle ketranud, üle töötanud, igatepidi üle ja liiga palju. Et osata endas esiteks seda märgata, millises pöörises sa oled ja teadvustada, et sul on võim see peatada, et sina ise oled ju oma mõtete juht, seega ära mine oma mõtetega kaasa, ole oma mõtete vaatleja. Neutraalselt, sa ei pea iga oma mõtet uskuma, sa ei pea iga oma mõttega resoneeruma, sa ei pea iga oma mõttega kaasa minema, nagu ma siin juba eelpool ütlesin, eks ole. Et ole nende vaatleja, vaata, kas see mõte, mis sul pähe lendab, üldse on sinu mõte või on see mingisugune mineviku kaja või on see kellegi teise provokatsioon, mis iganes. Et oska sellel vahet teha, oska seda märgata ja oska ennast nii-öelda tagasi tõmmata sellest pöörisest ja nii-öelda sellisest vilisevast keedukannu energiast, et ära ole oma mõtete ohver. Ole nende suunaja, ole nende vaatleja. Nii, aga võtan ka oma teised kaardid appi, mida nemad tahavad ütelda. Back to basics. Baaselementide juurde tagasi, lihtsuse juurde tagasi, alguse juurde tagasi. Selleks, et midagi ägedat teha, ei pea seda tegema üldse suurejooneliselt või keeruliselt. Teinekord võti ongi seal lihtsuses ja baaselementide juures nii-öelda. See kaart kutsub ühenduma ka loodusega, see räägib 5 elemendist, vesi, õhk, tuli, maa ja kelle jaoks siis püha vaim, eeter, hing, kuidas igaüks tahab seda tõlgendada, mina ütlen selle kohta eeter. Ehk siis 5 elemendi kooslus, loodusega ühendumine, tagasi sinna juurte juurde tahaks isegi öelda. Tagasi juurte juurde. Tagasi algusesse. Tagasi lihtsusesse, sellised märksõnad mul tulevad siin läbi, vaata, mis see seletus siin ütleb.
Ühesõnaga, see resoneerub sellega, mida ma juba siin ütlesin, et sul ei ole vaja mingisuguseid suuri asju, ma ei tea, ma isegi ei oska nimetada praegu selleks, et astuda vajalikku sammu või hakata looma või hakata tegema, hakata midagi välja tooma, sellest piisab hästi lihtsatest vahenditest, hästi lihtsatest mõtetest. Tulen siia mõtete juurde ikka tagasi, nagu ma juba siin videot alustasin, et mõtlemine viib ülemõtlemisse. Mida vähem me mõtleme, seda rohkem tekib vaba ruumi voolavusele ja voolavus on see, kust tulevad ideed, kust tulevad see kreatiivsus, loomingulisus ja kust tulevad meie lahendused ja nii-öelda olukorrale need õiged vastused. Ehk siis mida vähem on seda keerukust, mida rohkem on lihtsust, seda tegelikult potentsiaalikam on sinu reaalsus. Et tagasi enda juurte juurde, tagasi enda lihtsuse juurde, enda algolemuse juurde, elementidega ühendumine. Kui sul ei ole võimalus minna loodusesse, siis too välja enda ümbrusesse näiteks kas või need, mis sümboliseerivad sulle loodust. Klaas vett, tükk kivi, puupulk, toataimed, eks ole, et kõik on need, mis aitavad seda looduse ühendust meis endis ka luua, kui meil ei ole parasjagu võimalust minna päriselt metsa, mere äärde, loodusesse, kuigi see on meile täiesti asendamatu. Nii, aga vaatame, mida tarokaardid meile ka siia algavaks nädalaks räägivad. Mis meid siin võib ees oodata, mis energiat on üleval. Millise sõnumi peame kollektiivselt kaasa võtma? Erakukaart, see on ka selline sissepoole tagasi minemise kaart. Jätkab seda sama mõtet, et eemalda kogu ebavajalik, eemalda need mõtted, mis ei ole sinu omad, eemalda need arvamused, mis ei ole sinu omad. Täiesti oma sisemaailma minek, iseendaga ühendumine, et saaks selgust tulla. Et saaks selle sihi ja väljavaate uuesti paika, et midagi on nagu väga uduseks läinud ja midagi nagu natukene oled eksinud ja ei näe selgelt. Aga on vaja tulla enda sisse tagasi, et sa hakkaksid selgemalt nägema, sest neid segajaid sinu ümber praegu on liiga palju. Ja sa nagu justkui kipud nende segajatega kaasa minema, sest see ühendus iseendaga on kadunud ja siis kui meil ei ole ühendust iseendaga, siis me lähmegi kõigega kaasa. Tuleb õnneratas, mis ütleb ka, et see olukord on muutumas väga ilusaks karikate 10. Kõik karikad on täis õnnelikkuse kaart, heaolu ja hea tunde kaart. Et divine timing näitab seda, et kui sina annad nüüd aluse sellele muutumisele, selginemisele, mõtterahule, siis toimub ka selline jumalik või universumi sekkumine, mis aitab sul selle olukorraga paremini toime tulla. Ja saad enda jaoks selle selguse, vastuse. Ja mis ma siin veel näen, et see on selline õppetunni koht sul praegu. Kui hästi sa oskad ennast väärtustada, kui hästi sa oskad ennast märgata, kui sügavale enda sisse sa tegelikult näed. Et siin nädala jooksul võib see mingisugune see õppetunni koht ette tulla, kui sügavale sa oskad näha ja kui sellisesse, kuidas ma seda sõnastan? Vaikuse energiasse sa oskad minna. Vaikus ja tühjus ei ole meie vaenlased, eks ole, teinekord meil on vaja seda. Et see on nagu mingi õppetunni koht, et
isegi kui kõik praegu sul siin ketrab ja on kaoses, kui palju sa julged siia lõdvastuda ja kui palju sa julged selle energia sügavusse minna ja näha seda tegelikku õppetundi. Et siin tuleb Hiromandi kaarte, näitasin teile seda õnneratta kaarti ka, et see tegelikult, miks see toimub, see on siin selline jumalik juhatus ja jumalik sekkumine, et sa suudaksid näha midagi olulist ja suudaksid astuda olulise sammu edasi enda arengus, kuigi sul on siin magamata ööd, rahutud päevad, ärevus, ülemõtlemine, nagu ma juba mainisin, selline natukene selline, siin on see suur silmakaart ka ja mul kohe resoneerus selline nagu hirv tulede valgel, et silmad on suured peas ja ei tea, mida teha, natukene selline hirmunud seisak on ka, aga stabiilsus, judgment, jälle selline kõrgema sekkumise kaart. Et kui see nädalavahetus algas selle sõnumiga, et sinu spirituaalne tiim on taustal ja töötab, isegi kui sa seda ei näe, siis ma arvan, et seda tulemust me hakkame nüüd sel nädal nägema. Et midagi siin nädalavahetusel sinu jaoks sai alguse, isegi kui sa seda ei märkanud, ei teadvustanud, siis tuleb nähtavaks nüüd sellel nädalal. Aga see nõuab jälle seda sinu tõuget, et sa annad sellele ruumi, et sa ei üritaks seda märguannet või seda õppetundi või mis iganes sind tahab pinnale tulla, et sa ei hakka seda välja mõtlema. Ei hakka seda oma loogilise mõistusega pinnale tooma, vaid chill, eks ole. Rahuned, võtad täiesti time out endal siin mentaali tasandil ja lased asjadel, oma mõtetel, oma tunnetel, kõik, mis sul üles tuleb, rahuneda. Sa ei pea nendega võitlema, sa ei pea neid ümber veenma, sa vaatled. Vaatlemine loob neutraalsuse, neutraalsus loob ruumi, et saaks hakata tulema läbi see jumalik juhatus. Ja tuleb siia see maanduse kaart ka tegelikult, mis soovitab sul selleks, et paremini märgata, paremini ühenduda, paremini aru saada. Maandus on hästi oluline. Jooga, mediteerimine, loodus, 4 elementi, eks ole. Hingamispraktikad. Mis iganes sinule seostub rahunemise ja maandamisega. Iseenda maandumisega oma kehasse. Vot nii. Tundub, et see nädal, mis meid ees ootab, tuleb ka selline spirituaalne. Kui ma õigesti mäletan, siis novembrikuu ennustuses või ülevaates tähendab, ma rääkisin ka sellest, et november tuleb spirituaalne. Kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja ma arvan, et nüüd see hakkab näitama ennast see tegelik spirituaalsus, et siin novembri alguses see võttis hoogu sisse. Ja ma arvan, et siin hakkab nüüd pinna alt ehk siis sinu seest ja ülevalt poolt sisse voolama, tarkustes pinna alt välja tulema. Sinu tegelik sisemine tarkus. Aga esimene samm on vaja astuda endal ise, eks ole. Niisama ei juhtu mitte midagi. Vares ei lenda ka niisama. Vot. Selline sõnum meile siin, jälle midagi põnevat minu jaoks vähemalt. Loodan, et sinu jaoks ka. Loodan, et leidsid enda jaoks siit inspiratsiooni ja mingisuguseid vastuseid, võib-olla mis sinu hinges vajasid vastamist. Nii et vägevat, müstilist, spirituaalset nädala jätku sulle. Ole tubli ja tšau!